Tere hommikust, Adam! Hommikust. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Tšau sõbrad! Mul ei ole väga palju aega olnud, et teha mingisugust ägedat videot, siis ma mõtlesin, et ma lähen lihtsalt selle teepidi, et ma filmin meie elu nädal aega järjest, ehk siis nagu märtsis oli See ei ole nagu, ma isegi ei tea, kas see on challenge. Igal juhul käes on nii hommik ja Miia ütles, et tal ei meeldi üldse neid videosid vaadata, kui mul meiki ei ole, nii et lähme teeme hoopiski hommikusööki. Mia wants a gooch. You're so funny, 'cause you are like Gucci. You're always doing stinky, same time that we want to eat. But you are sweet anyway, because you're the Gucci in the family. Don't you Gucci about a thing? Kell on 12 läbi ja ma hakkan minema varsti Otepääle. Villamüllerbeckis toimub üks pulmule. Villamüllerbeckis on lemmikkoht, kus olla. Eile õhtul lõppes siis registreerimine minu laulustuudiosse. Praegusel hetkel on siis 7 nagu kindlalt. Tütarlas, kõik on tüdrukud, tütarlas, kes on sinna registreerunud ja see on nagu asi, mille üle ma olen hästi elevil. Kui on sellised hakkajad noored, kelle unistuseks on tõesti nagu laulmisega rohkem tegeleda, et kui ma saaksin kuidagigi aidata neid või motiveerida neid või enesekindlust anda, siis see on nagu dream come true. Laulustuudio on hästi suur osa, mis hakkab olema siis minu elust ja loomulikult minule kombekohaselt ma täiega põen. Aga ma loodan, et see läheb hästi. Siis suve jooksul me tegime päris palju esinemisi ja tegime isegi pulmad, kui olime koos Adamiga. Ja meil on valmis saamas siis kodulehekülg ka Adamiga, et ongi selline võimalus, et on võimalik tellida siis pulmafotograaf ja pulmamuusika. Tšau, Mailis! Tšau! Ma vlogin jälle. No väga tunnust. Nädal aega, päeva äge. Andres, kuule, aga te peate selle tehnika sinna nurka panema. Me oleme siin täna. Sa võtad liiga palju samme endale. Jah. Jaa! Teeme kohe proovi. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. Isegi järjekorras ma ei tea, mitmes see kord meil see backstage on, aga nad ikka hellitavad meid. Meil on isegi pandud peegel siia. Nad panid selle tänaseks, et ma saaks ennast riidesse panna ja värki-särki. Kell on 4, kohe saamas ja siis meil on aega mega palju. Tšau, kell on 5:10 ja me jõudsime siia veidikene vist 3 läbi, et see on meie puhul nagu täiesti normaalne, et kui me käime kuskil esinemas, siis me peame lava üles ehitama ja soundi suhteliselt vara ära tegema, et siis selleks ajaks, kui inimesed tulevad kohale, et siis oleks täielik vaikus, nii et seetõttu ongi, et
meil oli kella 4-ks oli kõik asjad tehtud ja meie esimene set on siis 7:30 ehk siis on selline korralik 3,5 tundi ootamine. Aga sellest pole hullu tegelikult, sest et kui on mingisuguseid tööasju või mingid värke, et siis on hea seda vahepealset aega ära kasutada. Andres paneb praegu noote paika. Mul tuli, ma mõtlesin selle Müllerbecki peale iga kord, kui ma tulen siia, mul on nii tore või nagu hullult hea tunne. Ja ma vist rääkisin ka kunagi sellest, et siis kui minu Adami pulmad olid, by the way, meil oli just esimene pulma-aastapäev. Aga kui meie pulmad olid, siis öö enne seda meie pulmapäeva ma ööbisin siin Mailisega tegema sellise eriti mõnusa viimase õhtu, kus me sõime pizzat ja jõime Proseccot. Ja järgmisel hommikul mu pulmakleit ei tahtnud hästi selga minna ja siis ma ütlesin mingi, jaa, see on tõenäoliselt selle pizza pärast. Siis Mailis ütles, et kuule, see ei ole küll see eilne pizza. Ja igal juhul see Müllerbeck on mulle täiega nagu nii südames ja siin on nii mõnus. Praegu ka väljas septembri keskpaik on ja nii soe on, nii et ma veits istun siin ja siis hakkan varsti juba ennast korda tegema ja värki. Ja mis sa backstage'is ikka muud teed, kui harjutad ja sööd? Täna me sööme kanafilee pastinaagi kreemiga ja 45 minuti pärast lähme laulma. 10-15 minutit veel. Me vaatame Andresega uusi lugusid repertuaari, tõenäoliselt Andres juba mõtleb kõik välja ja täiega äge. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so... Ciao, kallis! Ciao! Kes sa oled? Margit, kes see on? Mis sa tegid täna? Räägi. Okei. Vaata, kui see nõud pesu. Pesid nõusid või? Jah, vaata. See ei olnud ikka, kassil ei ole süüa. Mida sa tegid täna terve päev? On süüa. Mida sa tegid terve päev? Kas sa igatsesid mind ka täna või? Joo. Inimestele täiega meeldis, kui sa ütlesid, et sa igatsenud mind väga. Mul on nädalaks ajaks ostetud üks hammaste valgendamise komplekt ja see on firma... Mõtlen, et kas keegi on kasutanud seda. Kui te olete kasutanud, siis andke mulle teada, kas teil see toimis. Ma ei tea, mul on 3. päev vist või 4. päev. Ma ei tea, ma ei saa väga aru, et oleks midagi muutunud. Aga igal juhul see pidi selles mõttes hea olema, et see ei teha vaid väga tundlikuks. Nii et minu igaõhtune siis rutiin on see, et ma panen need suhu. Ja siis need peavad olema 45 minutit suus. Ja see on selline piin. Ja siis mul on raamatut. Ja see on Sebastian Foxi oma ja enne seda me lugesime Adamiga mõlemad Birdsongi. Mul hullult meeldis see raamat ja igal juhul mul on praegu seda. Nii et, let's do it. Oota, aga... Adamil veab, siis ma ei saa väga palju rääkida nendega. Oh, my God.